Surmav torm Emi Põhja-Euroopas, laastav taifuun Matmo Aasias, salapärane vulkaanipurse Kamtšatkal ja lumeapokalüpsis Balkanil. Vaadake neid ja teisi eelmise nädala sündmusi selles väljaannes. Samuti saate teada ühest peamisest, kuid siiski alahinnatud tegurist, mis praegu hävitab keha igaühe meist ja kogu planeedi ökosüsteemi seestpoolt. Torm Ami. Oktoobri alguses Põhja-Euroopat tabas surmav torm Ami. See oli sügishooaja esimene suurem nimeline torm, mis tõi endaga kaasa hävitavaid tuuli ja paduvihma. 3. oktoobril Iirimaal katkes möllavate elementide tõttu elektrivarustus 200 000 kodus, mis omakorda halvas lennuliikluse. Pealinnas Dublinis tühistati 15 lendu. Kahjuks oli ka inimohvreid, Donegali maakonnas hukkus üks mees. Suurbritannias registreeriti oktoobrikuist rekordiliselt madalat õhurõhku 947,9 millibaari. Just see anomaalne atmosfääri hõrenemine oligi selles piirkonnas erakordselt tugevate tuulte liikuma panev jõud. Tüürose saarel registreeriti 154 kilomeetrit tunnis puhuvat tuuleili. Londoni kuulsad kuninglikud pargid suleti kinni, langenud puud blokeerisid maantee ja raudteeliiklust üle kogu riigi ning Šotimaal peatati golfimeistrivõistlused. Lääne-Norras suleti tormi tõttu üle 170 maantee. Torm kahjustas üle 2500 hoone, rebides maha katuseid ja varisedes seinu. Mägiteel läks buss ümber ja Oslos sõitis langenud puude tõttu rööbastelt maha metroorong. Irlandi vald jäi täielikult isoleerituks pärast parvlaevaliikluse tühistamist ja teede sulgemist. Rootsi meteoroloogid andsid välja lääne- ja lõunarannikule oranži ohtliku ilmahoiatuse, kus fikseeritud orkaani tugevusega tuuli ja paduvihmasid. 4. oktoobril torm Ami tabas Hollandit kuni 120 kilomeetrini tunnis ulatuvate tuultega, põhjustades ulatuslikku hävingut. Amsterdami Schipholi lennujaam tühistas umbes 150 lendu ja parvlaevaliiklus Friisi saartele peatati täielikult. Belgia linnas Oostendes ohutuskaalutlustel oli suletud juurdepääs lainemurdjatele. Tugevad tuuled, mis ületasid 100 kilomeetrit tunnis, põhjustasid puude maha langemist pargitud autodele. Taani linnas Skagenis kuni 4 meetri kõrgused lained paiskasid tohutuid kivirahne üle kai. Rohkem kui poole kuunormi sademetest sinna sadanud maha vähem kui 2 päevaga. Torm räsis Prantsusmaa põhjarannikut kuni 5 meetri kõrguste lainete ja kuni 131 kilomeetrini tunnis ulatuvate tuuleilidega. Piirkonnas jäid tuhanded kodud elektrita ja rongiliiklus oli häiritud. Torm nõudis 2 inimese elu, 1 inimene uppus merre ja teine hukkus autos pärast seda, kui autot tabas maha langenud puu. Balkani poolsaar. 3. oktoobri öösel enneolematud paduvihmad asetasid Musta mereäärse Bulgaaria lõunaranniku katastroofilisse üleujutustsooni. Kõige rängemalt said kannatada Helenite, Päikeseranniku, Sveti Vlasi ja Tsarevo linna kuurordid. Iskrevi külas ilmajaamad registreerisid 24 tunni jooksul üle 410 mm sademeid. Burgase piirkonna 5 kogukonnas kuulutati välja eriolukorda. Võimsad veejood pühkisid merre arvukalt autosid ja kaubikuid, ujutasid üle eramuid ja hotelle ning hävitasid teid. Üle 80 kogukonna jäi elektrita. Äkilised üleujutused nõudsid vähemalt 4 inimese elu. Sadu elanikke ja turiste evakueeriti. Samal ajal riigi põhjaosa tabas karm talveilm, vihm läks üle lörtsiks, ajutiselt blokeerides mäekurusid ja põhjustades elektrikatkestusi. Riiklik raudteefirma teatas toimunud olulistest rongide hilinemistest ja tühistamistest rööbastele langenud puude tõttu. Sarnased ilmastikuanomaaliad mõjutasid ka naaberriike Lääne-Balkanitel. Serbia mägistes piirkondades sadas maha kuni pool meetrit lund. Torm kahjustas infrastruktuuri, langenud puud lükkasid ümber elektriliine ja blokeerisid teid. Riigi lõuna- ja keskosas asuvad Ivanica, Medvedja ja Krna-Trava vallad jäid elektri- ja kommunikatsioonideta.
Bosnias ja Hertsegoviinas pealinna Sarajevot laskus tugev lumesadu, mis üllatusena tabas nii elanikke kui ka turiste. Seiklejad, kes pole osanud oodata külmakraade, saabusid linna suveriietuses ja juba 24 tunni pärast nad olid sunnitud otsima talvesaapaid ja jakke. Venemaa. 4. oktoobril ilmusid teated Kamtšatkal asuva Kronotski vulkaani äkilisest väljapurskest, mis oli üle 100 aasta uinunud olekus. Kell 11.50 kohaliku aja järgi registreeriti tuhapilve, mis ulatus 9 kilomeetri ja 200 meetri kõrgusele merepinnast. Tuhapilv ulatus 85 kilomeetri kaugusele. Määrati kõrgeima, punase lennundusvärvikoodi. Algu teadlased arvasid, et Kronotski vulkaanil algas plahvatuslik purse, kuid tegid peagi kindlaks, et tegemist oli auru ja vanatuha freaatilise vabanemisega, mis tõenäoliselt pärines Krokuri maarist Krašeninnikovi vulkaani nõlval. Selle versiooni poolt rääkis ka see, et pilv hajus vaid 5 tunniga, oluliselt kiiremini kui tüüpiline vulkaanilise tuha väljaheide, mis võib atmosfääris püsida mitmeid päevi ja sisaldas suures koguses veeauru. Kuid 5. oktoobril Kronotski looduskaitseala töötajad teatasid, et maar ei ole aktiivsust näidanud ja mingeid muutusi pole registreeritud, seega Krokuri teooria välistati. Selle tuhapilve päritolu on teadmata ja kohalikud eksperdid ei kiirusta tunnistamast, et võis ärgata mõni teine, varem uinunud vulkaan. Väärib märkimist ka see, et Allatra rahvusvahelise uurimisrühma teadlased on juba üle 10 aasta hoiatanud ette planeedil vulkaanilise aktiivsuse suurenemise eest ja seda eriti Kamtšatkal. Samuti nad on teinud kindlaks piirkonna seismilise aktiivsuse järsu ja ebanormaalse suurenemise tegelikke põhjusi. Nepal. Kuigi vihmaperiood Nepalis on juba lõppenud, on alates 3. oktoobrist riigi kesk- ja idaprovintse tabanud paduvihmad. Need vihmad on põhjustanud laastavaid üleujutusi ja maalihkeid. 8 suuremas jões üle riigi on veetase ületanud ohtliku taseme. Kosi jões, mis on üks piirkonna suurimaid veeteid, veetase tõusis enam kui 2 korda tavapärasest kõrgemale. Kosi paisutammil kuulutati välja kõrgendatud valmisolek. Tavapärase 10 või 12 asemel tuli avada kõik 56 üleujutusväravat ja liiklus sillal piirdus päästeteenistustega. Jõed ajasid üle kallaste, ujutades üle elamurajoone. Tuhanded inimesed olid sunnitud lahkuma oma kodudest. Päästeoperatsioonides osales üle 20 000 politseiniku. Tugeva vihma ja halva nähtavuse tõttu olid peatatud kõik siselennud. Nepali pealinna Katmandust teiste piirkondadega ühendavaid peamisi maanteid suleti, ühed maalihkete, teised ettevaatusabinõude tõttu. Liiklusummik tekkis just siis, kui 100 000 inimesed naasid Katmandusse pärast riigi peamise püha Dashini tähistamist, mille elanikud traditsiooniliselt reisivad oma koduküladesse lähedasi külastama. Langtangi kaitsealal ületäitunud jõgi pühkis minema 4 turisti, kes on siiani teadmata kadunud. Maalihked blokeerisid teid Everestile ja matkajatel soovitati kasutada alternatiivseid teid. Ilami ringkonnas paduvihmad põhjustasid arvukalt maalihkeid, mis hävitasid kodusid ja nõudsid vähemalt 37 inimese elu. Looduskatastroof saabus öösel, kui inimesed magasid. Üks tragöödiatest leidis aset Koose külas. Maalihke mattis maha maja, kus ühest perekonnast hukkus 6 inimest. Ekspertide sõnul enamikku kahjustatud piirkondadest varem ei peetud kõrge riskiga tsoonideks, seega toimusid maalihked nendes piirkondades täieliku üllatusena. Lõuna-Nepalis hukkus välgulöökide tõttu 3 inimest. Kokku üle riigi on hukkunud 60 inimest, 11 on teadmata kadunud. Naaberriigis Indias, Lääne-Bengaali ja osariigis Darjeelingi linnas 6. oktoobril vaid ühe öö jooksul lakkamatu paduvihm surmas vähemalt 20 inimest, hävitas sildu ja sõiduteid ning ujutas üle ulatuslikke alasid. Lääne-Bhutanis enneolematu vihmasadu põhjustas rikket ala hüdroelektrijaamas. Vaid 7 tunniga hüppeliselt suurenes tammi läbilaskevõimsus enam kui 6-kordseks, põhjustades selle ülevoolu.
Taifuun Matmo. Taifuun Matmo tabas Lõuna-Hiinat oktoobri alguses, just samal ajal, kui on rahvuspüha ja kesksügise festivalipüha. Seda perioodi peetakse traditsiooniliselt turismihooaja tipphetkeks, mil miljonid inimesed reisivad üle riigi, mis suurendab transpordi ja päästeteenistuste ülekoormust. 4. kuupäeval Hainani saarel kuulutatud välja kõrgeim ohutase. Haikou maakonnas ja Wenchang'i linnas ajutiselt peatatud mereliiklus, ettevõtete tööd ja transpordiliiklust ning suleti koolid ja jaekaubandusasutused. Haikou Meiani rahvusvaheline lennujaam tühistas kõik lennud ja peatatud rongiliiklus kogu saarel, sealhulgas kiirraudteeliiklus. 5. oktoobri hommikul Matmo väljus maale, tekitades kuni 42 meetrini sekundis ulatuvat tuult, mis rebis katustelt plekkroovistust ja murdis maha puid. Võimud evakueerisid üle 200 000 elaniku, paigutades nad ajutistesse varjualustesse. Meilani rajooni Haidiani jõel tormilainega rebenes lahti oma sildumiskohast terasest kaubalaev ja hakkas silla poole triivima, tõsiselt ohustades selle ohutust. Päästeteenistustel ja mereteenistustel õnnestus laeva kinni püüda ja minema pukseerida. 5. oktoobri õhtul Lõuna-Hiinat tabas taifuun. Guangdongi provintsis Shanyangi maakonnas maksimaalsed puhangud ulatusid ligi 57 meetrini sekundis ja 2 päeva jooksul sadas maha üle 450 mm sademeid. Kuigi taifuun Matmo pärast läbimist üle Hiina territooriumi nõrgenes, tema ringlus tõi 6. oktoobril Põhja-Vietnami katastroofilisi üleujutusi ja maalihkeid. Samuti 3 riigi jões olid fikseeritud ligi 40 aasta kõrgeimaid tulvavetasemeid. Thainguieni linna läbiv Gao jõgi tõusis enam kui meetri võrra üle eelmise rekordtaseme, tänavatel oleb vesi ulatus autode katusteni. Paljud elanikud olid sunnitud lahkuma katastroofipiirkonnast. Sotsiaalmeedia kasutajad postitasid abipalveid, kuna nende sugulased ja sõbrad mitmes provintsis jäid ilma elektri ja toiduta. Thainguieni provintsis 3 riigimaanteele tekkis tohutu maapinnalehter, mis halvas liikluse sellel elutähtsal lõigul. Langsoni provintsi üleujutatud piirkondade elanike abiks saadeti kohale 3 helikopterit, et toimetada enam kui 4 tonni vett, toitu ja esmatarbekaupu. Paki esimese hüdroelektrijaama tammi seinas tekkis umbes 5 meetri laiune mõra, mis viis allavoolu asuvate asulate elanike evakueerimiseni. Pealinnas Hanois, kus paljud pered olid just lõpetanud surmava taifuuni Pualoi poolt maha jäetud muda ja prahi koristamise, kui taifuun Matmo tõi endaga kaasa järjekordse paduvihmalaine, mille sademete hulk ulatus mõnes piirkonnas kuni 350 mm. Pumbajaamad töötasid oma võimsuse piiridel, et ära juhtida vett pealinna 90 üleujutatud piirkonnast välja. Üks linnaelanik tunnistas, et olukorrast oli saanud nõiaring, sadas vihma, tänavad olid üle ujutatud, inimesed meeleheitlikult püüdsid ellu jääda ja ta kardab, et selline olukord võib peagi nende jaoks saada normiks. Katastroof tekitas riigile tohutut kahju, ligi 17 000 kodu jäi vee alla ning üle 22,5 hektari riisi ja muid põllukultuure ujutatud üle. Üle 200 000 karilooma ja lindu kas hukkusid või uhutud minema. Äkilised üleujutused ja maalihked Vietnamis on tapnud 8 inimest ja 5 on teadmata kadunud. Paljud uuringud toovad välja äärmuslike sademete peamise põhjusena atmosfääri niiskuse sisalduse järsu suurenemise selle soojenemise tõttu. Soojem atmosfäär suudab tõepoolest oluliselt rohkem kinni hoida niiskust ja kanda seda edasi pikematele vahemaadele. Siiski on veel üks tegur, mida enamik eksperte oma arvutustes arvesse ei võta ja paljud ei ole isegi teadlikud selle negatiivsest mõjust planeedi kliimasüsteemile. See puudutab atmosfääris sisalduvaid mikro- ja nanoplaste. Need triljonid osakesed ei ole üldsegi kahjutu inertne tolm, nad võivad akumuleeruda ja pikka aega hoida elektrostaatilist laengut, põhjustades olulisi muutusi atmosfääri füüsikalistes omadustes. Selle tulemusena näeme pilvedes põhimõttelist muutust. Plastosakesed toimivad ülitõhusate kondensatsioonikeskustena, põhjustades pilvede teket tavapärasest madalamal. Need pilved hoiavad kauem niiskust kinni ja suuremas koguses ning kui vihm hakkab tulema, langeb see maha katastroofiliste paduvihmadena. Lisaks toimib ookeanis ja atmosfääris olev plastik soojusisolaatorina, takistades normaalset soojusvahetust vee ja õhu vahel. Selle tulemusel energia ei haju, vaid jääb maasüsteemi.
kõige ohtlikum on aga see, et selline protsess on ennast võimendav. Ookeani soojenemine suurendab aurustumist ja koos auruga atmosfääri tõuseb veel rohkem nanoplasti. Õhk muutub laetumaks ja lõksus olev energia kiirendab edasist soojenemist. Rohkem soojust tähendab rohkem niiskust, rohkem plastikut ja nii lõputult. 20 aastat tagasi interdistsiplinaarne Allatra teadlaste rühm alustas nanoplastide uurimist ja oli esimene, kes hoiatas nende ohtlikkuse eest. Nad avastasid, et nende osakeste kõige ohtlikum omadus on võime akumuleerida elektrostaatilist laengut, mis mõjutab nii inimesi kui ka keskkonda. Selle probleemi lahendamine aga pole ühe uurimisrühma ülesanne. Tõhusa lahenduse leidmine nõuab teadlaste pingutusi ja ressursse üle kogu maailma. Seetõttu aktiivne avalikkuse osalemine on olulisem kui kunagi varem. Me vajame tugevat avalikkuse nõudlust nanoplastide uuringute järele. Ainult siis, kui kõik mõistavad probleemi pakilisust ja tegelevad teadlikkuse tõstmisega, on võimalik leida kiiret lahenduse.